Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Tõrvas Friendid Cup reedel 9. augustil algusega kell 10.00. Finaalid laupäeval 10. augustil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Kredit 24. Tonibet. Naiste võrgu pealt löömisega saavad ka saatejuhid hakkama. Tere tulemast vaatama naiste võrkpalli etappi Tõrvas. Credit Cup Eesti meistrivõistlused naiste arvestuses peeti Tõrvas. 3101 elanikuga Valgamaa linn on pikkade traditsioonidega võrkpallilinn. Kohalik võrkpalliklubi on juba üle 20 aastane. Credit Cup algas reedel, osavõtjad oli meistrivõistlustele tulnud 9 paari. Nende seas ka Kadri Pilm ja Mari Loorman, kes esindasid tõrvalasi. Esimese päeva põnevaimad lahingud andis paar Kais tennis, kes kõik peetud mängud lahendasid 3 geimiga. Esimeses mängus võitsid Keskküla Vinki 2-1, teises kaotasid Nõlvak Püvile 1-2 ning kolmandas mängus võitsid Pukspuu Karjamaad 2-1 ja pääsesid veerandfinaali. Kodupaar Pilm Loorman said küll nautida hooaja häälekamat kaasaelamist, kuid kaotuspaarile Keskküla Vink jättis nad 7. kohale. Esimesest päevast pääsesid edasi veerandfinaali Kais tennis, Pukspuu Karjamaa, Keskküla Vink ja Jakobson Starkov. Otse poolfinaali pääsesid Nõlvak Püvi ja Külm Hollas. Teise päeva esimeses kohtumises olid veerandfinaalis omavahel vastamisi Kais tennis ja Pukspuu Karjamaa. Nagu eelmiselgi päeval võtsid Kais tennis mängust maksimumi ning venitasid kohtumise 3 geimile. Kuigi Hiiumaa paarile oli tulnud väga emotsionaalseid fänne kaasa elama, osutusid Kais tennis paremaks ning pääsesid võiduga 2-1, geimid seisuga 21-16, 19-21, 17-15 poolfinaali. Teises veerandfinaalis võtsid mõõtu Keskküla Vink ja Jakobson Starkov. Esimeses geimis Keskküla Vink vastasele lootust ei jätnud ning geim võideti 21-12. Teine geim oli sootuks põnevam, kuid Keskküla Vink võtsid lõpuks oma ning võitsid teise geimi 21-19 ja kogu mängu 2-0. Esimeses poolfinaalis Premium 7 Grand Prix ülivõimsad liidrid, kõik osavõistlused võitnud Kerti Külm ja Eliise Hollas ning neile vastu astumas 3 geimi armastajad Liina Kais ja Elis Tenis. Veel kroonimata Premium 7 Grand Prix võitjad ei jätnud vastasele võimalustki ning 2-0 võit pisteti kotti seisudega 21-6, 21-9. Punktivahet tundub küll ülisuur, kuid mängu vaadates võis märgata, et Kais tennis hoidsid end 3. koha kohtumiseks. Kuulame kommentaare kaotaja poolelt ja platsi äärest. Tervist! Kuidas päev algas? No, esimese mängu võitsime ja teise nüüd kaotasime. Keda ootaksid 3. ja 4. koha kohtumise vastaseks? No meile mugavam paar oleks meie Tartu omad, Kristi Vink ja Kadri Keskküla. Kuigi on tartukad mõnes mõttes hoian neile püüalt, aga meile nad oleksid mugavamad vastased. Mida arvate sellest, et siuke naistele on kohe eraldi etapp nagu loodud ja Tõrvasse? Ei, ma arvan, et väga vahva, sest et tõesti naistealasid väga ei hinnata ja tunnustata, et see annab kindlasti juurde ja et väikses linnas on kindlasti nagu pealtvaatajaid mõnes mõttes ikkagi rohkem, et hoitakse nagu rohkem kokku, et igati toetan sellist asja. Esimest korda Eestis etapp Tõrvas. Kuidas olete senise võistluse käiguga rahul ja kas võiks Tõrvas ka tihemini teha ja järgmine aasta uuesti tulla?
väga võiks ja ma olen korraldusega rahul, et korraldus on täitsa ladus siin olnud siiamaani. Kas teil on ka isiklikud lemmikud võistlemas? Isikliku lemmikuid ei ole, aga see võitja on enam-vähem mul selge, kes võitjaks tuleb. Ma ei tea nimesid, aga eelmise poolfinaali võitjad, ma loodan nende võitu selles finaalis. Kas järgmine aasta võiks ka asja suuremalt ette võtta ja ka mehed tuua Tõrvasse võistlema? Vot seda on raske öelda, et väikse linna kohta võib-olla läheb natuke see organiseerimine raskeks, aga miks mitte, võib-olla saab hakkama ka tead. Olid koos tulevase kaasaga võrkpalli vaatama? Ikka jah, spordihuviline ja... Naine ise ka mängib? Ikka mängib vabalt. Kogu aeg laseb. Tahaks praegu juba platsile minna, ma ei taha lasta hästi. On isiklikke lemmikuid? Ei ole. Kabli meeskond pidi hea olema. Aga tulid lihtsalt, kuidas öeldagi, kuna viimane vaba õhtu, siis tulid linna peale naisi vaatama, saan aru? Jah, ei vaata, mul naine olemas. Eisest poolfinaalist kujunes välja tõeline spektaakel. Keskküla Vink ning Nõlvak Püvi näitasid tõeliselt tasavägist ning kaasahärravat mängu. Oli ülimalt kahju, et üks paaridest pidi finaali ukse taha jääma. Esimene game, Keskküla Vink on liivatera võrra paremad ning võidavad 22-20. Teises game'is haaravad initsiatiivi Nõlvak Püvi ning game neile 21-17. Kolmas game, punkt-punkti mäng, põnevus on õhus kuni lõpuvileni. 15-13 võidavad Keskküla Vink kolmanda game'i ning kogu mängu 2-1 ja pääsevad finaali. Fännide seast leidsime mehe, kes võis ka mängu tulemust mõjutada. Nimelt pakkus ta iga vastasnaiskonna tehtud vea eest ühe jäätise. Jäätiste numbrid karjusin vastas meeskonnale selle eest, et nad mööda lõid, et mida rohkem mööda löövad, seda rohkem jäätisid saavad. No töödukad said väga heade möödalöökide eest, said 5 jäätist. Pöialt hoian need, kes antud viimase kohtumise jäid teiseks. Kas tuleks rohkem selliseid suuri liivakaste ehitada Tõrva linna? Jah. Kas võrkpalli ka vaatate? Jah. Vaatame ei taha. Ei taha? Ei. Et rohkem meeldib mängida? Jah. Ja pärast, kui võrkpallurid ära lähevad, siis võiks see liiv siia maha jääda? Jah. No selge, eks me vaatame, mis teha annab. Aitäh! Minu siis need, keda ma treenisin, saavad esikoha. Ma loodan, et nad ikka saavad ja siis on kõik hästi. Oled sa neid kõvasti treeninud? Ma olen paar olnud küll seal ja vaadanud ja et ma ikka olen julgustanud neid. Et loodame, et nad saavad hakkama. Pronksimängus oli favoriiti raske ennustada. Häid mänge olid näidanud nii Kristi Nõlvak ja Erle Püvi kui ka Liina Kais ja Elis Tenis. Väikese psühholoogilise eelise võis anda Nõlvak Püvile see, et esimesel päeval olid nad Kais Tenist juba 2-1 võitnud. Algas esimene game. Võistlejate nägudest oli näha pisut turniiriväsimust ning närvilisust, sest 4. kohta ei soovinud kumbki paaridest. Kais ja Tenis asusid kohe esimest game'i juhtima 3-0. Tundus, et Nõlvak Püvi hingamine on veel 3-game'ilisest poolfinaalist raske. Alguses saadud edu küll kõikus punktiti ühele ja teisele poole, kuid Kais Tenis võitsid esimese game'i 21-18. Teine game tõi aga mängu pöörde. 11 innustanud Nõlvak ja Püvi leidsid uue hingamise ja põrutasid vastastele pallid maha. Teise game'i võit 21-13 Nõlvak Püvile. Otsustavas kolmandas game'is olid Nõlvak Püvi kindlamad ning võitsid 15-10 ja kogu mängu 2-1. Kuulame, millised on emotsioonid värsketel pronksi omanikel. Kuidas tunne on? Nüüd on väga hea tõesti.
peale seda poolfinaali kaotust oli algus väga raske. See oli jah natuke pettumus meile. Aga vähemalt võtsime selle pronksi ära, nii et medalit me tahtsime siit saada, nii et kas just pronksi, aga vähemalt tuli pronkski ära. Kuidas viimast vastast hindad, et lõpp läks ikkagi päris punktis ja tuli ka serviviga, et kuidas närvid olid? Väga pingul, mina servisin võrku. Lihtsalt käed hakkasid värisema väga palju ja siis oli nii raske, aga... Ma ei tea, ma olin suht kindel, et me võidame selle lõpus, aga peale esimest game'i tuli nagu initsiatiiv meile üle ja siis oli kergem juba. Teise game'i keskel tuli meile ja siis esimest oli parem alustada ja siis tuli. Kuidas teile meeldib üldse selline üritus, et naiste jaoks on loodud eraldi etapp, kõik tribüün on rahvast täis, vaatab teid. See on ka kindlasti uus kogemus, et kuidas te seda hindate? Väga vägev! See on hea äge, et nüüd pannakse platsid üles sellisesse linna, kus muidu ei tuleks mängima. Ja et muidu Tartus ju ainult mehed mängivad siin kesklinnas, et finaali ainult saad mängida selle suure väljaku peal. Aga siin on kogu aeg. Tuleb päris hea tunne, kui publik kaasa elab ja kõik veel meie poolt ka on, siis annab nii palju juurde. Ja see oleks nagu meie 3. mängija platsi peal. Kuigi saite, kuidas öeldagi, kõige halvema koha, 4. koht on väga selline koht, mis kindlasti valmistab pettumust alati sellepärast, et medalist jäite ilma, aga siiski soovin õnne. Eesti 4. Kuidas kommenteerite? Ei oskagi kommenteerida, et ei tahtnud 4. jääda, ütleme nii. Kas vastane oli tugevam või jäi endal natuke midagi puudu? Pigem võib-olla meil isegi endal, et ütleme nii, esimese game'i võitsime suht kindlalt, ikkagi teises, 3. ka, alguses tegelikult läksime juhtima ja siis mingi hetk nagu tuli mõne, et ei leidnud ise õigeid lahendusi, et siis vastased võtsid oma, olid lõpus kindlamad ikkagi. Kuidas fännide toetusega rahule jätta? Ei, fännid olid tublid. Ei olnud midagi hull. Esimese Tõrva etapi puhul oli platsi äärde tulnud ka Tõrva abilinnapea, Loitsu suurkorraldaja Maido. Tõrva linnas suur võrkpallietapp, Eesti naiste meistrivõistlused. Kuidas see sai siia? Selline, ütleme, mõte teha võrkpallialane suurvõistlus tuli tegelikult sellel talvel. Et kuna Tõrva on tegelikult päris pikaajaliste traditsioonidega võrkpallilinn, et meil on siin hästi toimiv võrkpalliklubi ja selline järelkasv on tugev, siis hakkasime mõtlema, et kuidas võiks ka sellist populaarsust kasvatada selle alal Tõrvas ja mis võiks kindlasti olla, ütleme, selline silmapaistvam, kui see tuua kõige nähtavamal kohal, et keskväljak kindlasti on seda kõige nähtavam koht, et kuigi meil tegelikult on head väljakud olemas ka siin randade ääres, aga kindlasti keskväljak on see, mis inimeste pilku püüab. Kas kõik on läinud nii nagu plaanitud? Jaa, korraldusega olen väga rahul. Rahva huvi on ootamatult aktiivne tegelikult, et hea asi oli veel siin, et siin võistlusel mängis ka meie Tõrva oma paar, et selline kohalik poolehoid ja huvi oli veel eriti suur, kui lihtsalt ütleme võõrast võistlust vaadata, nii et me oleme Tõrva linna poolt selle võistlusega väga rahul. Kas antud turniir võiks saada traditsiooniks? Ma olen selle peale isegi ka mõelnud, et ja minu meelest võiks see olla, et kuna Tõrva tegelikult on ju traditsiooniga suvituslinn, et juba aastal 1937 anti Tõrvale Vabariigi valitsuse otsusega suvituslinna tiitel, siis miks mitte korraldada siin rannavõrkpallivõistlusi ja seda väga kõrgel tasemel, see ju käib kokku suvituslinnaga, nii et ma loodan, et sellest saab traditsioon. Lisaks võrkpallile on tulemas siis õhtul ka veel üks huvitav üritus. Mida seal võib näha? Jaa, juba täna õhtul siinsamas lähedal Veskjärve veerel on toimumas üks Lõuna-Eesti suurimaid kultuuriüritusi Tõrva Loits, mis on ka meil traditsiooniline, juba 6. aastat ta toimub. Ja sellel aastal on oodata eriliselt suurt rahvamassi, et praegugi vaatame, kuidas inimesed kõik ilusti ära mahuvad, nii et seal saab näha nii Eestis tuntud artiste, Jaan Tätet, ansamblit, koos ansambliga Udubas on Tanel Padarit and the Sunni ning hulga teisi tublisid tegijaid, nii et üsna pea saab seda näha.
kui poolfinaalid ja pronksimäng olid närve kõditavalt pingelised, siis finaalmängu said fännid üsna rahulikult vaadata. Kõik hooaja etapid võitnud Külm-Hollas ei andnud vastasele võimalust ka seekord ning võitsid kohtumise kindlalt 2-0 geimidega 21-6 ja 21-12. Kerti Külm, Eliise Hollas on Eesti meistrid 2013 ning Premium 7 Grand Prix üldvõitjad. Rahule jäid ka Kadri Keskküla ja Kristi Vink, kes andsid endast parima ning said tasuks hõbemedali. Kuuleme intervjuusid päevakangelastega ja vahva fänntreeneri Ats Arturiga. Palju õnne teile, teine koht, väga hea saavutus. Kas võtsite maksimumi või jäi veel midagi välja panemata? No vist oli täitsa hästi läks, on ju? Läks hästi, jah. Me ise oleme rahul. Esimest korda Tõrvas ja täitsa naistele eraldi etapp, palju rahvast vaatamas. Kas see oli uudne kogemus? Päris. Tore, ma arvan ka. Pärnu ja Rand on muidugi ka tore, aga nagu ei, siis Tõrv on ka väga hea, ilus koht. Kuidas siis esikohale üldse vastu saada? Nad võitsid kõik etapid. Mida peaks teistmoodi tegema? Kuidas me saame vastu neile? Sa tead või? No, pall tuleb maha lüüa. Teeme trenni, on ju? Punkt tuleb võita, niimoodi ta käib. Ise tood üles ja lööd maha ja nii see võid käib. Normaalselt ja saad kaitses kätte ja siis lööd palli maha. No selge, loodame siis, et järgmine aasta vahetate Õpetaja Kulla vastu ära. Pingutame igatahes. Palju õnne, Eesti meistritiitel tuli. Kas nüüd liiga kergelt ei tea, kõik etapivõidud ka teie omad. Kuidas kommenteerite hooaega? Aitäh, kõigepealt kommenteerime. No oli hea hooaeg, edukas. Iga turniir oli erinev, midagi lihtsalt ei olnud, et kui mäng nagu näitas, et kui lasid natuke nagu järgi ise lõdvemalt, siis kohe läks käest ära, et pidi iga punkti pärast võitlema ja keskenduma, et nii ta tuli. Kas finaalmängudes valmistas ka midagi raskusi või kõik sujus plaanipäraselt? No meistrivõistlused ja finaal on alati sellise teise hõnguline ja on lisapinged peal ja et eks see tahtmine oli suur ja võidu võimalus oli, et reaalne, et selles suhtes, et oli raske, et pidi ise keskenduma ja midagi lihtsalt küll ei tulnud, et ise pidi iga punkti mängima hoolega. Küsiks ka kommentaari selle Tõrva etapi kohta, et eraldi naiste etapp ja kõik rahvas vaatab pealt, et kas see annab, millist lisaemotsiooni see annab? Väga lahe oli, väga kihvt on siin keset linna mängida, inimestel oli palju vaatamas, et korraldus väga hea, väljak väga hea, et väga kihvt on niimoodi mängida, et eriti kui naised saavad ka siin tähelepanu ja super. Ja, mulle ka väga meeldis see Tõrva etapp siin kesklinnas, see peaväljak ja nagu suur võistluste peaaegu. Kas teil oleks omalt poolt näiteks korraldajatele mingeid soovitusi või tagasisidet, mida te sooviksite anda, mida saaks paremini veel teha? Praegu selle emotsiooni pealt ei oskagi nagu midagi ette heita, et siin tõesti ilm oli hea tellitud, sobis hästi, väljak oli hea, kohtunikud olid tasemel, et sellest suhtes väga kihvti tee ja finaali võiks järgmine aasta teha Võrus. Võru kesklinna panna väljak püsti. Kuidas teie suvi edasi läheb? Ilm on veel soe. Kas on veel mingisuguseid võistlusi, millest plaanite osa võtta? Ilm on soe jah, et suvi veel kestab, et eks me vaata, et võib-olla lähme veel Lätti ja võib-olla isegi Moskvasse, aga siin tuleb vaikselt saalivõak peale, et Eliise on siin naistekoondise nimekirjas ka, et eks vaatame, kuidas me jaotame. Tüdrukud tõid võidu koju, kuidas kommenteerid? Ütleme nii, et ilma minu uue sõbrata ta poleks võib-olla seda nii pika võiduga sündinud, kuna temal oli loosung kaasas ning ta ei unustanud seda maha isegi. Nii et see läks nüüd viimase peal hästi. Kas tulevikus plaanid ka ise mängijana kätt proovida? Proovida? Ikka. Ma arvan, et ma pean, et mul ei jää muud üle lihtsalt, kuid proovida. Lõppenud hooajale annab hinnangu Premium 7 Grand Prix peakohtunik Mehis Merilaine. Eelmine kord jäi lahtiseks küsimus, et milline etapp oli kõige parem. Nüüd on kõik etapid möödas. Milline etapp oli siis kõige parem?
No eks see viimane, ma arvan ikka, sest et see nagu äsja lõppes ja lõppes ikka nii heade positiivsete emotsioonidega, et Tõrva on ikka väga-väga hea ja super koht tegelikult ka rannavõrkpalli mängimiseks, et ei ole midagi öelda ja mulle meeldis eriti, et siin just 2 päeval kohalik rahvas elas kõigile kaasa ja mitte ainult üksi omajagudele siin, et Pilm Loorman eile küll lõpetasid turniiri 7. kohaga, et ei saanud tänasesse päevaga, aga muidu, et ma ei tea, lihtsalt emotsioon on nii laes praegu, et väga võimas. Ja tahaks väga loota, et Tõrva võikski ju jääda, ütleme selliseks hooaja lõpetamise kohaks, et kus pidus punkt panna nagu rannavolle hooajal, et mul oli sisetunne, ütles kohe juba ennem, et Tõrvas võib midagi ilusat tulla ja see 2 päeva siin. Ja ilmataat pidas ka vastu, et ikka hoiab rannavollet see suvi väga hästi meid, et me oleme väga rahul. Kas järgmiseks aastaks ka juba mingisuguseid plaane on võib-olla veel mõni uus koht lisada kalendrisse? Noh, eks see siin nüüd talve jooksul hakkab selguma, et kes tahab siia juurde tulla, et aga see meie hooaeg siin ka väga pikk ei ole, kuid ma tean, et meil on aastaid, kus on isegi 10-11 etappi ära mahtunud, et kui on soovijaid, kes tahavad ka tulla, miks mitte, et uusi kohti alati siin ju ka mängijatele ju huvitav mängida, et ei pea ainult üksi Pärnus ja Tallinnas mängima ja hooaja algus Tartus, et see on ka traditsiooniks saanud. Juhei! Käes on aeg välja kuulutada Premium 7 Grand Prix rannavolle viimase auhinnamängu võitja ja kogu hooaja vastajate vahel loosime välja Mikasa rannapalli. 30 € väärtuse krokk kinkekaardis sai omale vaataja telefoninumbriga, mida näete ekraanil. Palju õnne! Muuseas, eelmise korra õige vastus oli, et Vladimir Putin valis oma võistkonda Oliver Benno. Tähelepanu, nüüd kuulutame välja hooaja peaauhinna võitja. Mikasa rannapallis saab omale mängija, kelle telefoninumber ilmub teleekraanile nüüd. Hooaja käigus jäi meie kaamera silma ette nii mõndagi toredat ja põnevat. Toome nüüd parimad palad teieni, meenutamaks seda võrratut suve. Soovin teile ilusat õhtu jätku. Võrguplatsil näeme. Miskit muutunud siin polegi. Kaunid rannad, samad kohvikud. See on täiuslik, miks vaja uut. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas. Jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas. Hinged saab avada, südamesse vaadata. On nii täiuslik see, koos siin oleme, soovida miski veel. Oleks liialt tahne, on nii täiuslik see, koos siin oleme, sest muud ei vajagi veel. Samad sõbrad, sama armastus, taaskord tunnen midagi nii suurt. Keegi meist ei ole muutunud, siiski elu toonud palju uut. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas. Jutud on rääkida, uni peab nüüd ootama. Kõik, kellest hoolin ma, teid siin ju kohtan taas. Võrkpallihooaeg on selleks aastaks läbi. Võib hakata talve mõnusi nautima. Tonibet esitleb Rannavolle Premium 7 Grand Prix. Sellel nädalavahetusel Tõrvas Friendit Cup reedel 9. augustil algusega kell 10.00. Finaalid laupäeval 10. augustil alates kell 11. Kaasa mängivad Crocs, Asics, Silveston, Pro Optica ja Europark. Ametlik vesi Vitautas, meediapartnerid Spin FM, Kanal 2 ja Delfi. Eesti võrkpalli toetab Credit 24. Tonibet.